Enne tänast kogunes Riigikaitse Nõukogu viimati novembris, mille järel lausuti pressikonverentsil, et peame julgeoleku seisukohast valmistuma halvimaks. Täna, mitu kuud hiljem, kinnitasid president Alar Karis ja peaminister Kristen Michal, et riigipoolne valmistumine käib. Seda eeskätt teemal, mis puudutab Eesti kaitsekulude tõstmist. Eelmine kord, kui me siit välja tulime, see oli novembris, rääkisime 5% kaitsekulutuse tõstmisest ja täna oleme nii kaugele jõudnud, et Vabariigi Valitsus on seda planeerimas täpselt sellisena, 5% kaitsekuludeks, mis rahaliselt tähendab natukene üle 2 miljardi euro 2026. aastal. Kaitsekulutuste tõusmise pinnalt soovitakse tugevdada Eesti Vabariigi õhutõrje relvastust ning tulejõudu ja täiendada laskemoona ladusid. Seejuures on oluline, et vajalikud vahendid jõuaksid olenemata kõrge nõudluse tingimustes meieni ka võimalikult kiiresti. Sõnum sellest ka on kindluse sõnum, et ajad on ju ärevad, aga riik, kus panustatakse enda kaitsesse, annab sõnumi, et me oleme valmis, me mitte ei pelga, vaid me teame, mida teha tuleb ja et Eesti on tugev liitlane ja ka vaenlastel ohtlik vastane. Olgu mainitud, et 5% SKP-st ei hõlma laiapindset riigikaitset. See kätkeb endas näiteks elanikkonna kaitset või sisejulgeolekut. Kust aga selleks raha leida? Kas tõsta seniseid või tekitada juurde uusi makse? Ma arvan, et kõige olulisem, et oleks võimalik raha leida sellise tegevuste jaoks on majanduse kasv. Et kui majandus kasvab, siia tulevad investeeringud, siis on võimalik ka kaitsekulutusi tõsta ka selles võtmes. Ma arvan, et meil kõigil on piir ees, et maksude ja muude piirangutega väga palju mängida ei anna. Peaminister Kristen Michal sõnas, et maailmas valitseva ebakindluse kiuste on Eesti majanduskasvu lainesse sisse sukeldunud. Küll aga harjani on veel pikk tee minna. Ühtlasi soodustavad Michali arvates praeguse valitsuse otsused, näiteks maksuküüru või ettevõtete kasumimaksu kaotamine, siinse majandusruumi elavnemist. Aga kaitsekulutuste jaoks me kindlasti võtame ka laenu. Selleks Euroopa reeglid annavad meile paremad võimalused. Seal on see sama 150 miljardine laenuprogramm, mida me siis sellel nädalal ka valitsuses juba täiendavalt arutame. 2027. aastal valmima planeeritud kaitsetööstuspark, mille sünnikohaks on välja valitud piirkond Pärnumaal, on huvi äratanud tänaseks üle 20 ettevõttes. Äsjasel üritusel osalenud laususid, et moodne kaitsetööstus Eestis on tuleviku majanduse mõjukas osa ning omab kahtlemata olulist rolli Maarjamaa julgeoleku tagamisel. Meie valmisolek igas võtmes peaks olema olemas nii toetada Ukrainat kui ka tõsta enda kaitsevõimet, et kellelgi ei oleks soovi siia Euroopa nurka meid testima või katsetama tulla. Tänan.